Vesna Batševa uus elukeel, taimede kommunikatsiooni-inseneeria. Vesna Batševa on mikroinsener, kes on spetsialiseerunud mikroskaalas voolavusdünaamikale ja taimede füsioloogiale. Batševa interdistsiplinaarne lähenemine, mis ühendab inseneeria ja taimed teadused, on suunatud meie arusaama muutmisele taimede bioloogiast ja selle rakendustest põllumajanduses. Tema töö keskendub uuenduslike tehnoloogiate väljatöötamisele taimede suhtluse uurimiseks, eesmärgiga muuta põllumajandust ja parandada keskkonna jätkusuutlikkust. Tema eesmärk on mõista, kuidas taimed transpordivad toitaineid ja saadavad pika vahemaa signaale. See uurimistöö võib viia programmeeritavate taimedeni, näiteks sellisteni, mis suudavad anda märku, kui nad vajavad vett või väetisi, toota meditsiinilisi ühendeid, kohaneda põuaga. Sündinud Põhja-Makedoonias Lumikas, kolis Batševa teismeeas Šveitsi. Ta asus järgima oma kerge mikroinseneeria vastu Lausanne'i Šveitsi tehnoloogiainstituudis EPFL, kus ta omandas bakalaureuse-kraadi 2016. aastal ja magistrikraadi 2018. aastal. Ta jätkas seejärel doktorantuuri masinaehituse erialal Techniumi Iisraeli tehnoloogiainstituudis koostöös IBMi uurimiskeskusega Šveitsis, keskendudes mikroskaalas voolude juhtimisele mikrofluidika seadmetes. Doktorantuuri lõpetas ta 2022. aastal. 2023. aastal sai Vesnast Cornelli ülikooli järeldoktorant, töötades programmeeritavate taimede süsteemide uurimiskeskuses KROPS. Vesna Batševa on noor teadlane, kes ühendab masinaehituse ja taimeteadused, et arendada uusi tehnoloogiaid ja mudeleid taimede signalisatsiooni uurimiseks. Oma doktorantuuri ajal töötas Batševa välja uue kontseptsiooni mikroskaalas voolude juhtimiseks, mis võimaldab programmeeritavaid mikrofluidika seadmeid. Sellel tööl on märkimisväärne mõju programmeeritavate diagnostiliste testide arendamisele. Uurimisvaldkonnad ja innovatsioonid mikrofluidika ja programmeeritav voolujuhtimine ta töötas välja ümber konfigureeritavad mikrofluidika platvormid, kasutades valgust ja elektrivälju. Tema töö võimaldab vedelike liikumist mikroskaalas täpselt ja programmeeritavalt juhtida. Need mikrofluidika innovatsioonid võivad revolutsioneerida diagnostikat, bioloogilist uurimistööd ja laborantšip-tehnoloogiaid. Auhinnad ja tunnustus -2023. Aastal nimetati ta Schmidt Science Fellowks, mis on mainekas stipendium väljapaistvatele karjääri alustavatele teadlastele, Šostokovski auhind silmapaistva doktoritöö eest 2023, parima ettekande auhind Mikrotes 2021 konverentsil Palm Springsis, Californias, parim noor innovaator Põhja-Makedoonia riiklikul edukate noorte auhinnagalal 2021. Aastal parima suulise ettekande auhind noorelt teadlaselt 2019. Aasta mikroskala separations ja bioanalüüsis konverentsil MESCO 2019 Corvallises, USA's. Eeskujuks naistele teaduses naistest insenerina olen ma sageli olnud üks vähestest naistest ruumis, olgu see siis loengutes, konverentsidel või teaduskoosolekutel. Isegi taimeteaduse valdkonnas, kus naisi on üldiselt rohkem, on naisi juhtivatel ametikohtadel endiselt harva näha. Siiski on mul olnud õnn kohata uskumatuid naissoost mentoreid, kes uskusid minusse ja aitasid mul jõuda sinna, kus ma täna olen. Kuna ma tean omast käest, mida tähendab olla üks vähestest, olen ma aktiivselt seotud noorte tüdrukute juhendamise ja innustamisega valima karjääri STEM valdkondades. Vesna usub, et teaduse tulevik peitub interdistsiplinaarses koostöös. Ta loodab, et insenerid ja bioloogid töötavad tulevikus tihedamalt koos, et lahendada ülemaailmseid põllumajanduslikke väljakutseid, luua kestlikke põllukultuure, taimedega töötamine ravimite tootmiseks. Minu sõnum kõigile tulevastele naissoost STEM erialade tudengitele on lihtne, pange kõrvale kõik kahtlused selle kohta, kas te siia kuulute, te kuulute. Teie uudishimu, loovus ja hääl on täpselt need, mida teadus vajab. Tee ei pruugi alati olla lihtne, kuid see on täis võimalusi kasvada, avastada ja avaldada tõelist mõju. Vesna Batševa.